Kilpnääre on üks kõige negatiivsemalt laetud organeid meie kehas, mis tähendab, et ta tõmbab nii-öelda positiivselt laetud osakesi, erinevaid siis toksilisi osakesi teiste hulgas väga tugevalt enda külge, nii-öelda nagu imab endasse nagu švamm. Ja see võib olla ka põhjuseks, miks ta nii kergelt nagu haavatav on. Teine asi on kindlasti see, et kilpnäärme hormoonid on ju väga niisuguses intiimses ühenduses kõikide teiste hormoonidega kehas, nii naissugu või meessugu hormoonidega, nii meie stressihormoonidega, mida toodavad neerupealised. Ja kuna üleüldiselt võib öelda, et niisuguse stressorite või ka mentaalse ja niisuguse emotsionaalse stressifaktorite osakaal tänapäeval on kindlasti kõrgem kui omal ajal, et siis see kõik kokku viibki selleni, et väga lihtne on ka stressihormoonide, ütleme, kõrgel olles lõpuks hakata seeläbi kahjustama kilpnääret või suguhormoonide tasakaalutuse taustal hakata kahjustama kilpnääret.